Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on reede, 28. november 2025 ja ääretult hea meel on siin Raplamaa sõnumite toimetuses tervitada Pille Mutlit. Tervist! Tere, Siim! Ja, sina oled kiire elumuutuste teejuht, hüpnoterapeut ja alateadvuse tõlk, eks ole? Just. Ja sind leiab, kui internetist otsida, siis veebilehelt muudanomaelu.ee. Just. Ja mina olen Raplamaa sõnumite ajakirjanik Siim Jõgis. Ja nüüd see põhjus, miks me siin täna vestleme, on selleks, et rääkida haridusmaastiku nõrkadest külgedest või puudujääkidest, et kuidas seda siis võiks paremini, kuidas võiks hariduselu paremini juhtida. Ja see põhjus ulatub tegelikult ju tagasi oktoobrikuusse. Eks, see on juba rohkem 6 aega tagasi, kui me seda niimoodi, kuidas ma ütlen, niimoodi laiemas seltskonnas mitteametlikult arutasime. See oli siis täiskasvanud õppija nädala tänuüritus, kus me koos viibisime, see toimus Haapsalus ja kuna see siuke haridusteemaline kokkusaamine oli, siis loomulikult olid ka jututeemad vastavad ja sinul, Pille, olid päris huvitavad mõtted, mis juba toona lauda käisid. No jaa, mõtted ju tulevad, kui sa vaatad seda, kuidas maailm ümberringi toimib ja kui sul on palju lapsi ja palju lapselapsi, siis jäävad mõned asjad väga silma. Ja täna aeg nii palju muutub, et ei saa enam õpetada asju, mis toimisid 20 või 30 aastat tagasi. Et täna tuleb ikkagi õpetada neid asju, mis täna toimivad ja mis lapsi täna aitavad. Et eks see haridus on selline ikkagi vundament. Ja kui me vaatame täna, et missuguseid noori me tahame ja missuguseid inimesi me tahame tulevikus näha, siis kui vaadata seda, kuidas meie riiki juhitakse, kuidas omavahel ladvas tehakse koostööd, kuidas suheldakse, milliseid sõnu kasutatakse, siis mulle tundub, et haridussüsteemis tuleks küll väga suuri muudatusi teha. Ja ma saan sellest mõttest täiesti aru ja ma olen kindel, et sul on ka palju kaasamõtlejaid või inimesi, kes samamoodi, võib-olla mitte nagu valjuhäälselt ei räägi välja neid mõtteid, aga on kaasa mõelnud sellel teemal, et millised need muudatused võiks olla. Ja ma olen ka selles osas täiesti nõus sinuga, et tegelikult me elame ju niivõrd kiiresti muutuvas maailmas, kas pole? Just. Täiesti. Kui hakata mõtlema, see on täiesti pöörane tegelikult. On ja sellepärast, mida jäigem on struktuur, mida rohkem on ettekirjutusi, mida rohkem peab järgima, seda raskem on ajaga nii-öelda nagu siis kaasa minna. Et mida väiksem süsteem, mida väiksem struktuur, seda kiiremini sa saad katsetada. Sellepärast on ju Eesti riigiga olnud kogu aeg väga hea igasuguseid katseid teha, sest tulemused on väga kiiresti näha. Ja täpselt sama on koolidega, et ma saan aru, et meil peavad kõik olema ühtemoodi, aga palun väga vabandust, kõik lapsed on erinevad ja neid ei saa ühtemoodi kasvatada, neid ei saa ühtemoodi õpetada ja see, kui me lõhume ära lapse sideme iseendaga, mis hakkab tegelikult ju nõus kodust peale, siis jätkub lasteaias ja just ma lugesin, et kui lasteaeda lähevad särasilmsed lapsed, siis lasteaiast välja tulles 30% enam silmad ei sära. Mis tähendab seda, et see side lapsega on katkestatud ja edasi põhikooli järgselt on 50%, gümnaasiumist tulevad siis välja sellised tegelased, kes lihtsalt teevad midagi, mida neile on õpetatud tegema, kuidas neid on suunatud, siis ütleme, tegema asju, mida nad tegelikult ei taha, sest nad saavad aru, et see, mida mulle teha meeldib, see ei too mulle võib-olla nii palju raha sisse. Ja see, kuidas meid ju õpetatakse edukultuses, et edu
määrab see paraku, millise autoga sa sõidad, missugust tööd sa teed, missugusel positsioonil sa töötad, mitte see, kui rahulolev sa endaga oled ja kui õnnelik sa oled ja kui palju sa siis nii-öelda nagu lood tasakaalu enda ümber, noh, siis sealt ei saagi midagi ju tulla. Ja, ma olen kuulnud niisugust lugu, sa kindlasti oled ka kuulnud, tõenäoliselt on see välja mõeldud lugu, aga niisugune väga kõnekas, et õpetaja küsib õpilase käest, kelleks sa tulevikus saada tahaks? Ja laps vastab, et ma tahan saada õnnelikuks. Ja siis õpetaja ütleb, ei, sa ei saanud ülesandest aru. Ja siis õpilane vastab, ei, teie ei saa elust aru. Eks ole? Nii on jah, ja kui ma täna siis töötan inimestega ja nad tulevad minu juurde, ma ei tea, ärevusega või mingisuguste, mis iganes probleemidega nad siis tulevad, siis me jõuame ikkagi sinna, et kuskil keegi on talle öelnud, et ära tee nii, sa ei saa, see pole sinu jaoks, sa veel ei oska, sa oled loll, sa ei saa kunagi selliseid asju tehtud. Ja siis 40, 50, 60 pluss vanuses me alles hakkame nagu aru saama, et kas ma tegelikult pean ka seda programmi kandma. Et see, kuidas me paneme ise oma lapsed lukku, on täiesti uskumatu ja kui mina ema olin, kui mul olid väiksed lapsed, kus see programmeerimine ju põhiliselt toimub, mul polnud sellest õrna aimugi. Ja täna, kui ma oma lastelastega suhtlen, siis ega väga keeruline on neid muutusi teha, et sa ei anna hinnanguid, et sa ei võrdle, et sa julgustad last ise otsustama, et sa annad talle selle tunde kätte, et maailm on turvaline ja sina võid siin maailmas teha nii, nagu sulle sobib, et sa ei pea seda Lego maja ehitama täpselt selliseks, nagu ta on seal selle karbi peal, eks ju, sa võid ta teha ka teistsuguseks. Et okei, pane ta esimene kord kokku nii, nagu ta karbi peal on. Aga mis siis juhtub? Sa oled Legodega mänginud, on ju? Jaa. Sul kaob sealt 2 klotsi ära ja siis sa rohkem seda maja kokku panna ei saa, sellepärast, et neid 2 klotsi ei ole. Aga seda, et et ma saan siia 1 korruse peale teha ja ma võin siia hoopis helikopteri maandumisplatsi teha või mida iganes, seda lapsel enam ei tule, sellepärast, et tal peavad olema kõik jupid, et teha täpselt selle järgi. Ja kui juppe ei ole, siis teha ei saa. 2 juppi on puudu, 500 on olemas, eks, aga maja enam teha ei saa. Ja seal on see konks, et me mõtleme ainult kasti piires ja sealt nagu edasi saada on väga-väga keeruline. Ja just, mis on üks mõte, mis mul on ka peast läbi käinud, on see, et kogu see haridussüsteem, nagu kõik koolitasemed, nad tegelikult teevad üliolulist tööd, eks just. Ole. See on ja ülimalt tänuväärne, ülioluline, et valmistada ette, eks ole, noori inimesi siis tulevaseks eluks ühiskonnas. Küll aga, mis teeb haridussüsteemi töö keeruliseks, on see, et selles muutuvas maailmas nad valmistavad ette õpilasi selliseks keskkonnaks, ühiskonnaks. Mis oli? Ei, no jah, seda küll, aga nad valmistavad ette ka selleks, mida me tegelikult ei tea, mis tuleb. Et me ei tea, milline see ühiskond saab olema 15-20 aasta pärast. Me ei tea, milliseid probleeme peavad siis inimesed lahendama, eks ole. Sest võrdlus on ju lihtne, toome aega tagasi, 25 aastat tagasi, et kas keegi rääkis kuskil AI-st või AI kasutamisest, eks ole. Et ei olnud veel, on ju. Ja aga tänapäeval on see nagu vältimatu. Ja siis ma olengi just selle peale mõelnud, et koolid valmistavad õpilasi ette selliseks maailmaks, mida tegelikult keegi meist veel ei tea, milline see olema saab. On ju? Ja sellepärast ongi vaja teha võimalikult loovaks lapsed ja anda neile see kindlus, et vahet ei ole, mis juhtub, mina saan hakkama. Sellepärast, et ma oskan omavahel siduda keemiat ja bioloogiat. Ma oskan omavahel siduda matemaatikat ja ma ei tea, mida iganes, eks ju, geograafiat ja ajalugu. Ehk et ma ei õpi ainult ajalugu ajaloona, vaid ma õpin sinna juurde ka, kuidas siis mandrid olid, kuidas riigid olid, kuidas kõik muud asjad muutusid. Meid õpetatakse tuupima, meid õpetatakse faktipõhiselt, aga meid ei õpetata seoseid looma. Et okei, et seal juhtus selline asi sellel aastal, aga mis see endaga kaasa tõi? Mis see tõi mismoodi inimeste käitumine muutus, mismoodi nende ajaloo tunnetus muutus? Et
selliseid asju meile üldse ei õpetata. Seda ei õpetata ja ma muideks mainin ära, et minu jaoks oli ülikooli ajal, ma võtsin vaba kuulajana sihukest ainet nagu ideede ajalugu. Et räägitigi siis nagu ajaloo perspektiivis, et millised ideed mingil ajastul siis nagu levisid või noh, populaarsed olid. Et see oli nagu väga huvitav lähenemine. Et see mulle küll meeldis ja see mulle on nagu väga selgelt meelde jäänud, aga jah, ma olen täiesti nõus sinuga, et see ühenduste ja seoste loomine on olulisem kui faktide teadmine. Kui lihtsalt tühipaljast tuupimine, eks ole. No ja kui me vaatame seda, kuidas moodi elus saavad hakkama need, kes on igavesed kraaded olnud koolis, on ju. Ja kuidas on siis need oivikud, siis kraaded saavad paremini hakkama. Sellepärast, et nad ei karda ja nende teadmised tulevad läbi kogemuste. Eks oivikud on, ma ei ütle mitte midagi, ma ei ole olnud ei kraade ega oivik, ma olen seal vahepeal olnud, eks. Aga see, et sa oskad, et sa julged teha, et see julgus ja kus see julgus tuleb sellest, et sa tunned ennast. Ja kui mina täna juhin inimesi läbi emotsioonide vabastamise, läbi selle, et kui sa tunned ennast väga-väga süüdi, siis sa ei saa kunagi enesekindlaks inimeseks. Siis näita mulle inimest, kelle sees ei ole süütunnet. Kõigil on. Just. Ja kui me õpetaksime lapsed oma emotsioone märkama, neid neutraliseerima või tasakaalustama ja nendega tegelema ja ilma nendeta edasi elama, siis see maailm võiks olla oluliselt parem koht, kus meil kõigil on parem elada, sellepärast, et miks meil täna on nii palju nutisõltuvust, miks meil on nii palju igasuguste erinevate diagnoosidega lapsi, sellepärast, et katkised vanemad kasvatavad neid. Ja kui ema on ise katki, ma ise olen katkine ema. Ma tean täpselt, et kui sa oled omadega puntras, siis on jumala savi, mida see laps teeb. Ja kui sul ei ole oskust ega, sul võib isegi olla teadmine, aga sul pole lihtsalt jõudu sellega tegeleda. Sest varematel aegadel, kui me ajalooliselt vaatame, kuidas laste kasvatamine on käinud, siis enne vanasti kasvatas terve külalapsi. Külalapsed kõik jooksid koos, kõik teadsid, kes on kelle laps, kõik kasvatasid, kõik õpetasid, kõik keelasid, kõik juhendasid, kõiki lapsi. Siis ju ühes talus elas 4 generatsiooni. Vanaema oli, vanaemad, vanaisad olid tihti peale. Kellelgi oli selle lapse jaoks aega. Täna on meil ema ja isa, kes käivad tööl, kus nõutakse 100 nahka ja väga tihti on ainult ema või ainult isa. Ehk et sa oledki üksi oma lastega ja kui sul ei ole jõudu, kui sul on keeruline, siis mis sa selle lapsega teed? Ja just, et see on see laiem ühiskondlik probleem, eks ole, et laste kasvatamine, katkised perekonnad. Jaa, aga nemad lähevad kooli ja sealt nad ju tõmmatakse neil veel see algatus maha. Eks? Ja siis ei jäägi sellest inimesest enam mitte midagi järgi, sest ta ei julge mitte midagi teha, sellepärast, et kui ta astub üle piiri, ta saab karistada. Kui ta räägib pinginaabriga, siis see ei ole okei. Aga sa töökollektiivis pead koostööd tegema. Ja, just. Tead, siin on nii mitu olulist asja, mida sa oled praegu välja toonud. Ma tegin mulle mõned märkmed, mida ma tahaks kiiresti mainida. Üks väga huvitav tähelepanek oli see kraadede ja oivikute näide. Ma olen ka seda tähele pannud, et need õpilased, kes omal ajal koolis õppisid 3-dele ja tulid kuidagi toime. Vaevalt toime. Siis praegu juhivad firmasid. Just, kõige edukamad. Ja seda nad ütlevad, et viielised, et olge koolis ettevaatlikud, et ärge sõimake neid kraadesid, sest nad võtavad teid kunagi tööle. Ja just, et 3-lised on kõige ettevõtlikumad, nad kompavad piire, astuvad üle, aga tulevikus tähendab see, et nemad on kõige edukamad ja nemad võtavad siis tööle need 5-lised, kes on tublid ülesannete täitjad. Just. Eks? Ja siis need, kes on 4-lised, ehk siis veidi kehvemad, võib-olla keskpärased, töötavad kuskil riigiasutuses või mingi ametniku koha peal või näed. Ja see, aga neid kraadesid ju tõmmatakse kõige rohkem kooli ajal alla. Nende loovust ju pärsitakse kõige rohkem. On küll, jah. Ehk et nende traumad on kordades suuremad. Nad lihtsalt teevad vaatamata sellele, sest neil natuur lihtsalt ei lase paigal istuda.
aga jah, see ikkagi, see individuaalsus ja lapsepõhine õpe on ikkagi ülioluline ja no mis mind ikkagi üllatab ja millest me ka Haapsalus rääkisime, oli see, et kui koroona tuli, siis ma arvasin, et no nüüd tehakse ära Eestis, ometi ükskord tehakse ära see, et Eesti kõige paremad õpetajad loevad kursused linti ja kõik lapsed saavad neid kuulata, kas siis oma kodus või tunni ajal ja siis see õpetaja, kes on koolis, kes võib-olla ei ole nii fanaatiliselt äge oma ainet õpetama või noh, kui me kuuleme kogu aeg, et meil on hull probleem, et meil ei ole piisavalt õpetajaid, on ju. Siis nemad toetaksid siis neid lisaküsimustega ja viitaksid võib-olla veel mingitele asjadele ja aitaksid nagu siis võib-olla aeglasemaid lapsi järgi, aga seda ei tehtud. Ja me jätkuvalt puskleme sellega, et meil ei ole keemia ja füüsika õpetajaid. Reaalainete õpetajaid just nimelt ei ole, aga jaa, see kõnetas ka mind, kui sa seal samas laua taga seda rääkisid, sest et mina ei olnud selle peale varem mõelnud. Minu meelest on see nii lihtne ja me räägime, et me oleme digiriik, no kust otsast? Seda on lihtne jah, just, et õpetaja salvestab sisse, või noh, parimad õpetajad, eks ole, parimad. Salvestavad sisse siis selle video või nagu tunni ja siis üle Eesti kõigile lastele tuleb siin samas ekraani peal, eks ole. Just. Ja siis koha peal õpetajate ülesanne on nagu toetada seda protsessi, eks. Ja siis me ei pea nõudma, et kõik õpetajad oleksid ülikõrge kvalifikatsiooniga, eks ju. Siis on, sest täna on meil ju selline seis, kus osad õpilased on ju õpetajatest targemad. Jaa. Ja see on see kurb lugu, et mitte, et ma arvaks õpetajatest halvasti, kaugeltki mitte, ma arvan, nad teevad väga tänuväärset tööd. Ja lihtsalt, kui ma kuulen ja siin loen seda, kui palju jälle läheb pensionile ja nii edasi, eks ju, ja kui ma vaatan täna, missugused on need esimene, teine, 3. klassi juntsud, siis no mina ütlen ausalt, mina ei oskaks neid oma närvisüsteemiga küll tasakaalustada. Ja kui ma mõtlen, et õpetajaid väga palju on 60 siia-sinna vanuses, eks ju, siis no sa ei jaksa, lihtsalt sul ei ole seda energiat enam, millega seda tohutut powerit ohjata, mis sealt altpoolt tuleb, on ju. Nii et ma arvan, et Eestis on väga-väga palju väga häid õpetajaid. Lihtsalt neid ei jagu kõikidesse maanurkadesse ja kõikidesse koolidesse, kõikidesse klassidesse. Aga jah, see on ka hästi oluline punkt, mida sa mainisid, eks ole, et kui veel, ma ei tea, võib-olla 40, 50, 30 aastat tagasi oli õpetaja kõige targem inimene klassiruumis, eks ole, ja võib-olla isegi kõige targem inimene terve küla peale, siis nüüd, mis puudutab nende digitehnika arengut ja kasutamist, lapsed on nutikamad, taiplikumad, kiiremad, targemad, siis peaks nagu lapsed õpetama õpetajat, et kuidas toime tulla, eks? Ja minul on üks tuttav perekond, kus oli väga tõsine küsimus, et miks laps peaks gümnaasiumisse minema. Ja siis tuuakse välja, et et sa saad targaks ja sa saad hea töökoha. Aga tal oli juba firma, mis tõi 100 000 sisse aastas, 9. klassis. 9. klassi õpilase firma 100 000 toob aastas sisse. Ehk et mida sa talle õpetad gümnaasiumis? Ja kui õpetaja läheb protestima, et 112 eurot juurde lõpuks, nagu nad said, on ju, siis mul nagu tekib küsimus, et mida me siis õpetame lastele. Ja olgem ausad, eks ole, et nende 3 aasta jooksul gümnaasiumist ta suure tõenäosusega ei õpiks midagi juurde, mis aitaks tal tõsta seda sissetulekut. Kui eesmärgiks on sissetulek, eks? Küsimus on selles, et mis meil on hariduse eesmärk. Hariduse eesmärk võiks olla see, et inimene kasvab selliseks täiskasvanuks, kes on vastutustundlik, kes on koostööaltis, kes on loov, kes on tasakaalus. Et siin tegelikult see raha, mis seal taga on, see on hästi selline egopõhine nagu kultuse teema. Eks, ma saan aru, me ei saa ilma rahata siin elada, aga see ei ole elus peamine. Me saame hakkama väga väheste asjadega, sest meil õnneks ei ole ju oluliselt mitte midagi vaja muud kui seda õnnetunnet enda sees. Aga selle me tapame ära lasteaias.
Sellepärast, et keegi joonistab minust paremini, keegi hüppab minust kaugemale, keegi jookseb minust kiiremini ja siis ma ei kõlba. Ja see on nii kiire tulema. Ja me jätame arvestamata sellele, et meil on poisid ja tüdrukud, õnneks veel on meil poisid ja tüdrukud, et meil on nad erinevas vanuseastmes, eks ju, et nad on erinevate võimetega, et nad on sündinud siia maailma erinevaid asju tegema. Aga meil koolisüsteem seda üldse ei arvesta. Ja kas sa oled näinud, internetis on mingi meem või pilt selle kohta, kus on, ütleme, ahv, seisavad seal kuskil metsa ääres või on ahv ja siis on kaelkirjak ja ninasarvik ja elevant ja siis on peal tekst, et nüüd, et kõigil oleks see olukord võrdne, siis teeme seda, et kõik ronivad puu otsa. Jumalast hästi ütleb ju ära selle, eks, et kui sina oled väga hea kunstnik, siis kui sina matemaatikat ei oska kõrgtasemel, siis sa ülikooli ei saa. Seepärast, et sa ei oska matemaatikat. Aga see, et sa oled suurepärane kunstnik, see nagu ei ole nii oluline. No tegelikult ei ole ju see õige. Jah, nõus. Kui ma natuke kärin mõni minut tagasi meie vestlust, mul jäi kuklasse tiksuma üks väga oluline asi, mis sa mainisid, oli siis emotsioonide märkamine ja emotsioonidega toimetulek. Kuidas sa näed, kuidas seda võiks koolis õpetada? Kas seal võiks siis mingi eraldi kursus olla selle jaoks? No, ega ma ei tea ju päris täpselt, kuidas seda täna õpetatakse. Ma arvan, et seda mingil moel kindlasti õpetatakse, sest see Hawkinsi emotsioonide skaala, see on ju jumal 5-60 aastat vana juba ju. Ehk et et kuidas sa ronid ühest emotsioonist teise, et kui sa fikseerid ära, et mul on praegu häbi, et kuidas sa sealt häbist hakkad siis uuesti üles tulema, et läbi süü ja läbi selle ükskõiksuse ja siis läbi viha ja läbi selle, et sa jõuad sinna julgusesse tagasi. Et jah, mul on häbi, aga ma julgen natukese aja pärast jälle, sest me jääme sinna häbisse kinni ja me ei proovi kunagi enam. Õpetaja ütleb sulle, et kuule, et sa laulda üldse ei oska. Mulle öeldi niimoodi, et sa laulda ei oska. Ma polegi peale seda väga laulnud. Siis selgus, et mu emale öeldi ka. Eks see on siis juba teine põlvkond. No ma arvan, et mu lastele võidi öelda, nad ka väga laulda ei oska. On ju. Et sa ei proovigi enam kunagi, sest sul on seal all see häbi, et mulle öeldi, et ma ei oska. Sa ei proovigi. Aga kui sul oleks see oskus, et sa oskad, et okei, jaa, ma tunnen praegu häbi. Aga kas on midagi, mida ma saan teha selleks, ja no lõppkokkuvõttes ju, ma olen alles laps ju. Mis siis, kui ma 5-aastaselt laulda ei osanud, ma ju 50-selt võin ju õppida seda. See on muidugi kordades keerulisem kui 5-selt õppida, aga kui ma väga tahan, siis see on võimalik. Siis ma ikkagi saaksin, eks ju. Neid näiteid tegelikult on, kus õpilane tõesti ei ole osanud laulda, aga tal on suur soov, ta on pingutanud, ta on näinud vaeva ja see on toonud tulemuse. No ega harjutamine teeb meistriks ju igas valdkonnas, et vahet ei ole, mis teemad sa harjutama hakkad ja see enda emotsioonide märkamine on ju samamoodi. Ja kui ma täna vaatan, kuidas täiskasvanutel ei ole enam emotsioone. Mis, kuidas? Neil ei ole emotsioone. Neil ei ole või nad ei julge väljendada? No selles mõttes nad ei fikseeri, et neil on. Nad lihtsalt panevad tuimalt ja neil on, aga need on kõik siin sees, möllavad, eks. Nad neid välja lasta ei oska, nad neile nime anda ei oska. Ja see on nagu see, kuhu, ja siis nad on ju haiged, eks. Ja seda vahest räägitakse, et mehed ei julge emotsioone väljendada, mis ma usun, et vastab tõele, aga kas naiste puhul on teist? No ikkagi, ega siis meeste seas on neid lihtsalt rohkem. Eks naiste seas on lobamokki rohkem, selliseid ärevaid inimesi, kes ennast kogu aeg väljendavad, kui meeste seas, aga ega siis selliseid ärevaid mehi on ka olemas, et ei ole see, et mehed on sellised ja naised on sellised, et see ikkagi on hästi individuaalne. Ja mõtle, kui meil olekski tõesti koolist juba põhiharidusest või keskharidusest baas olemas, et kuidas oma emotsioonidega toime tulla. Kui palju oleks rohkem terveneid inimesed? Jaa, sest emotsioonid ongi need, mis meid lõhuvad. Ja kui sul ühel hetkel enam liigesed ei tööta, siis öeldakse, et me võime selle ära vahetada. Aga see ei muuda sind ju avatumaks. See ei pane sind ju ennast paremini väljendama ja maailma rohkem nautima. Sa saad lihtsalt ühe tehisliigese, probleem jääb ju alles.
eks, et see, need asjad meil tekivad ikkagi väga-väga ammu, nad ladestuvad ja on olemas ju selliseid juhuseid ka minu praktikas, kus inimene tuleb, tal mingid kohad ei tööta, tal kuskilt valutab, tal kuskilt ei liigu ja me teeme emotsioonidega natuke aega tööd ja ta läheb ära, tal juba liigub. Et see on ikkagi kohene see tulemus. Kas see püsima jääb, sõltub sellest, kuidas inimene suudab ennast igapäevaelus ikkagi muuta, me peame endaga ikkagi tööd tegema ja see ei ole nii, et ma nüüd teen 2 kuud tööd ja siis on kõik, see on nagu elukestev, et kui sa saad selle harjumuse vaadata enda sisse, siis me saame kogu aeg emotsioone. Iga päev me saame, eks ju, keegi, ma ei tea, suunatuld ei näita, trükib sulle ette, seal on ju variant, eks ju, istud ja sõimad ja lähed välja ja paned kurikaga vastu akent, et kus sul suunatuli on ju, või lõhud ära selle suunatule, et sa nagunii ei kasuta, sul pole vaja seda, on ju. Või sa siis rahulikult teed talle ruumi ja lased, palun, eks ju, tule vahele. Ja vaataks, et sinu töös sa oled näinud seda, kuidas vanade emotsioonidega töötamine, nende lahendamine aitab ka füüsiliste vaevuste vastu. No aga kui sul füüsilisi vaevusi ei ole, siis sa ju ei tule spetsialisti juurde. Jah. Kui sa meditsiinisüsteemist ei saa sellist abi, et sa saad ainult antidepressante ja ravimeid, valuvaigisteid, eks ju, siis sa ühel hetkel oled sunnitud enda sisse vaatama. Okei, ühesõnaga, tea mis veel on, mida ma tahtsin kindlasti küsida, puudutab huviharidust. Tegelikult see on ka ju oluline osa lapse kasvamisest, sest et mina näen küll seda, et kui noor inimene lihtsalt puhtalt jääb oma selle põhihariduse ja keskhariduse peale, sellest on natuke vähe. Sellest on vähe, et tegelikult see huviharidus seal kõrval, olgu ta siis tõesti kas muusikakool, mingi treening, mingi kunstiring, et see annab tegelikult olulise väärtuse ellu kaasa. Kuidas sa tunned? Annab. Iga oskus on nagu, ma ütlen, et kas sa vabandust, et kui sa rändad maailmas ringi, siis kui sa oskad ainult eesti keelt, on sul ikka suht keeruline hakkama saada. Ja iga oskus on sulle nagu lisakeel. Et kui sa oskad muusikat, siis on sul üks lisakeel juures, mida väga paljud ju lugeda ei oska. Eks ju, et kui sa oskad käsitööd, on sul jälle üks lisakeel juures, mida väga paljud ei oska. Ja see, mida sa teed huvihariduses, see on see, mis annab sulle hingele toite. Sest see paneb sul silmad särama, see arendab sinu loovust, see on see, kus sa saad kuuluvuse tunde. See täidab väga paljusid baasvajadusi. Et see on, ma lihtsalt ei kujuta üldse ette, et sa elad nii, et sul ei ole ühtegi hobi. See on ikka päris nukker, aga väga paljud inimesed on, et nad ei käigi kuskil, nad ei teegi midagi, nad lihtsalt tulevad töölt koju, nad lihtsalt on. Ja see pikas perspektiivis teeb halba, nii lühikeses kui pikas perspektiivis teeb ka füüsilise tervisele halba. Ja, küsimus on selles, et kuidas sa tead, mis sulle meeldib? Kuidas sa tead, missugusesse trenni minna? Kuidas sa tead, missugusesse ringi minna? Kus sa tead? See on hea küsimus. Ehk et kui laps ise ei oska valida, siis mina lapsevanemana soovitaksin panna igale poole. Esimese hooga, eks ole? Esimese hooga, jaa. Et mine vaata sinna, kui ta ütleb, et ma ei viitsi sinna minna. Siis see pole järelikult õige koht sellele lapsele. Et niimoodi võib juhtuda ja jällegi võib juhtuda, et sa paned lapse suusatrenni, eks, paned ta korvpalli mängima ja siis ta üks kord läheb ja näeb saaliokit ja tal nagu täiega silmad põlevad peas, no siis ta järelikult peab saaliokit minema mängima. Mis siis, et sa tahad, et ta suusataks? Ja just. Tead, üks mõte, mis mul on ikka peas niimoodi pikka aega juba olnud seoses huviharidusega on see, et kus see väärtus välja tuleb, on see, et ütleme, just koolis sa saad oma selle põhikoolitunnistuse ja keskkooli hariduse, eks ole, siis see teeb kõik õpilased ühesuguseks, eks ole. Küll aga iga see sama uus nii-öelda keel, eks ole, mida sa õpid, see lisab eripära. On ju. Ja oluline on see, et kui sa hiljem
peale, ütleme siis hariduste või noh, ütleme esialgse hariduste lõppu, eks ole, tööturule lähed, siis tegelikult olgem ausad, ega ükski tööandja ei hinda ju sind selle alusel, et mille järgi sa oled sarnane teistele. Ikka just see, et mis teeb sind eriliseks, mille poolest sa silma paistad. Ja see ongi see, kus nagu huvihariduse osa minust kõige rohkem esile tuleb. Jaa, seda kindlasti. Ja ega siis see, ütleme see haridussüsteem ju ikkagi meid kõiki päris ühesuguseks teha ei suuda. Eks osad on meist ikkagi rohkem kuidagi nagu tunnetavad seda, et see võib-olla mulle ei sobi, nad tõmbavad ennast tagasi, nad ei lähe siis sinna kraadetama, eks ju, ja sõdima, nad lihtsalt on, aga nad ujuvad kuidagi seal vahel niimoodi, et nad teevad nii vähe kui võimalik neid asju, mida nad teha ei taha ja sa saad tegelikult suurepäraselt ju haridussüsteemist ka läbi ujuda. Küsimus on kasuteguris, et sul peab siis olema kodust ikkagi väga tugev toetus kõrval, et see nagu vanemate poolt on okei, et nad ei nõua sinult, et sul peavad hinded olema sellised hinnete pärast, eks. Vaid nad ikkagi, see on ju normaalne, et sul võiksid nagu 4-5 olla, sest see on tegelikult kõikidele jõukohane, eriti tarkadele lastele ja need kraaded reeglina on tegelikult targad, nad lihtsalt protesteerivad. Sest neile see keskkond neile ei sobi. Tee, mis on ka üks asi, et lapse vanemana, et kui laps tuleb koolist koju, siis mitte küsida, et mis hinde sa said, vaid küsida hoopis, et mida sa uut täna õppisid. On ju? Et see on ka siuke kuidagi lähenemise küsimus. On ju? Jaa, meil on just hästi huvitav kogemus. Meil üks hästi tore tegelane läks esimesse klassi tutvusringkonnast, hästi selline raamatusõber ja selline hästi nutikas poiss, siuke kaval poiss. Ja siis esimeses klassis tuleb koju ja me saime mingil ajal kokku, ma küsisin, et kuidas sul koolis läheb ja see ütleb, igav on. Ma ütlesin, et ei, sul ei ole siis igav, sul on lihtne. Koolis on nii lihtne. Et hästi väike vahe tegelikult, eks. Et kui sa tead, et mul on koolis lihtne, siis sul on igal pool lihtne. Aga kui sul on igav, siis see tähendab seda, et mul on igav. Ja kui sa praegu tunnetad 2 sõna energeetilist erinevust, lihtne. Koolis on lihtne, imelihtne. Ja kui lapsevanemad suudaksid oma lastele kas või selle selgeks teha, et koolis on lihtne. Mitte igav. Ja, see on tohutu siis on tohutu vahe. Ja, ongi. Ja lapsel on lihtne, kuni ülikooli lõpuni on lihtne. Sest koolis on lihtne, et tal on see uskumus, et koolis on lihtne. Aga kui me hakkame, et see nõme on see kool ja... Sest ega me ei saa ju otseselt midagi teha sinna, et tegelikult muidugi saame, aga see võtab kõik aega, eks ju. See haridussüsteem meil on selline, nagu ta on. Küsimus on selles, et kuidas me saame oma lastele anda kaasa sellise pagasi, et neil oleks koolis võimalikult lihtne ja et me saaksime lapsevanematena neid toetada nendes valdkondades, kus on neil tugevused, arendada seda edasi ja võib-olla natukene tõmmata tagasi seda, kus nad ei ole nii andekad ja öelda, et aga see on okei, et sa seda ei oska. Ja ikkagi rõhuda nende tugevuste peale. Ja lubada tal siis selles aines olla, sest mina, kes ma olen matemaatikast suhteliselt rikkumata, on ju, ma liidan, lahutan, korrutan, jagan ja võtan protsenti oluliselt kiiremini kui need, kes olid matemaatikas teravad pliiatsid. Sest mul on teistsugune loogika, ma olen enda jaoks selle teinud hästi lihtsaks, hästi kergeks ja ma ei eksi mitte kunagi oma süsteeme kasutades, on ju. Et see laveerimisoskus on ikkagi üli oluline, mitte see, et ma olen kõik teen kogu aeg 100% ära, sest siis ma olen tubli. Ja see tubli laps on see ühend, mida ma võtan täna kõikidest täiskasvanutest välja. Tubli laps. Et ei tohi öelda lapsele tubli, sa mõtled? Ei, siis ta tahabki tubli olla, aga see tubli on see, et kui ta siis millegagi hakkama ei saa, siis ta ei ole ju enam tubli. Jah, ma saan sellest aru seal. Kena, Pille, aitäh sulle selle vestluse eest. Aitäh kutsumast. Jah, siin, siis kuidas ma ütlen, pilvisel ja tumedal novembrikuu hommikul, et mõtestada niisugust olulist teemat, et
kuidas oleks kõige parem noori inimesi viia siis sellesse ellu, mis neid ootab, eks? ja sest elu on tegelikult väga lihtne, väga põnev ja kui me õpetame lapsed selles navigeerima, siis saab see maailm, kus me tulevikus elame, oluliselt parem olema. Sest nemad hakkavad meie maailma ju juhtima. Jah, just. Kena. Pille Mutli, aitäh sulle muudanomaelu.ee. Sealt leiab siis kõik olulise sinu kohta. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele, vaatajatele, aitäh, et olite täna meiega ja kaasa mõtlesite. Raplamaa sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata YouTube, Spotify, sõnumid.ee ja kuulmiseni järgmisel korral. Aitäh!